Tõesti tuleb, liider tuleb ja rotatsioon Kaspar Raue numbriga 502, 7 sekundit, hoidab edu, vaheaja punktis, tema Klausi, võtame lüüraja, tänase võitja siin vastu, võtame 8 kilomeetriselt distantsid, Kaspar Raue teeb seda kaasa ning aeg, mis meil siin aeg on, 11.55, näitab küll, nii et no nii 25 minutiga tuli tänane rada siin kenasti finišisse, nii et jalad on märjad, koolimisel enam ei ole, järelikult Järve vesi on selle kooli kenasti maha pesnud. Kaspar on tõepoolest oma edu päris suureks siin suutnud kasvatada. Mehisjuuniorite võistlusklassi võit samuti Kasparile kirja määrab nii absoluutarvestuses kui ka juunioride arvestuses. Mõni Kaspar pulstavad kohe alla. Anna nüüd palkpundi põhijooksjatele, kes siin natuke närvetavad. Anna mõni ülevaade, mis rajal ootamas on. Seda on väga paksu. Harik mingi, aga see tähendab, et saab punast mööda minna. Ma tean, et töö jooksul ka mõni jäi lausa puusani sisse ja tuli seal kolmekesi mudast ka välja siikutada, võib nii olla. Jah, paarikam kuidas siis täna, kuidas konkurentidelt teist ära said ning kuidas tänase võistlusega rahu näed? Enamus osa oli väga konkurentsi rohkem, et väga palju pidanud kaasa rohkem, kui ma oskasin arvata alguses. Aga palju õnne sulle ning näeme siin on mehi teisi finišisse jõudnud, kes tuleb käpuli, kes kahel jalal ja tundub, et füüsiliselt väga raske katsumunda on siin meestel selja taga ning näeme Kaspar Raue järelmised Kristjan Roosvald, teine finišeeruja ja kolmandana Sander Raue, kes siis mees juuniori arvestuses võitleb välja siin teise koha. Nii et esikolmik meestest on finišis Kaspar Raue, Kristjan Roosvald ja Sander Raue. Võistja tulemus 25 minutit ja 11 sekundit, nii et lõpuks edu Kristjani ees minut ja 20 ja Sander Raue minut 38 kaugusel siis võistlust Kasparist. Järgnevalt siis saame ootama Sander Kõigerit ja Erik Nikki, kes siis ajavõtupunktist on siis Sander Rauelist eespool, aga tundub, et Sander Rauel on seda raja viimast otsa suutnud niivõrd edukalt siin läbida, et tõusis kahest konkurendist mööda ja siis lausa absoluutarvestuse kolmandaks välja. 12.20 alustame siis Baltmoodi põhijooksumine startidega, 10-minutiliste stardiintervallidega. Nende starte anname 5 stardit kokku ja neist 4 esimest on ajavõtuga ja viimane 5 siis ajavõtud ka. Ja pärast seda tuleb selline eriskubaline või lisaoon tasustamine. Nimelt meil on osalejad, kes on üle 20 väikilase jooksu kirja saanud ja neile tuleb siis 13.5 kogu tasustamine. Aga võtame finišis vastu. Sander Kõiel on tegemas sellise kõva lõpusporti. Kolmandast kohast jääb ikkagi puudu ja nüüd number 544. Kas meil on esimene naine ka finišis? Tundub nii suurepärase lõpuspordi. No vaatame siin Erik Niksam ajakirja ja vaatame seda stardi protokolli lausa. Liis-Marii Kaso on siis spordinaine täna finišis. Liis-Marii Kaso suurepärase lõpuspordi siin teeb ning Erik Nikk on samuti finišis ja mees juunioritest kolmanda koha võitles siis Sander Kõiel välja ja vaid 12 sekundit edu Erik Nikki ees, nii et mees juunioritest poodiumi kolmanda koha nimel käis ka kõva heitus ning
meeste absoluutarvestuse esikolmik Kaspar Prouen, Kristjan Roosvald ja Sander Prouen. Teise mehi juuniritest ootame siis ohutundustamisele Kaspar Prouenite võitjana Sander Prouen teisel kohal ja Liige Sander Kreigel tänase päeva mehi juunirite Urmas. Siin on saanud aga 12 head osalejad, kes olete soobunud olles tööle võistluse keskusesse, siis põhijooksust osa võitjad. Teie stardimaterjalid ootavad teile suures ja valges registratuuri silgis. Olge head, saate sealt oma materjalid kätte ning numbrisärgid silda, ajanud kiibid ümber jala. Võistled suheled, stardiprotokolliga väga kenasti, meil infosteedide peal üleval. Saate tutvuda rajakordiga, mis on suurel kontorsteedil. Ja meie teeme aplausi Rainer Treilerile. Spordidemo Treilerite võistkonna mees on finišis ja tema järel ka Indrek Kuston SEB spordiklubist. Ja Liis-Marii Koso siis naiste võitjana ajaga 28 ja 58 on siis absoluutarvestuse kõrged 5. kohal. Ning näeme siit numbrit 547 uhkelt ülikonnas on mehed siia ikka võrdsina. Nii jõudnud, nii et ülikonnas mehed ka mudavõitja vilet siin terve näinud. Nii et 9 osale on siin aja, neist 8 saavad siis aja alla 31 minuti. Nii kuulik on siis meil poole tunni sees ja teeme aplausi. Meil on teine naine finišis, numbri all 510 Irina Leonova-Korski. Foorum Security aktsiaseltsist koos Sergei Topiniga on siia jõudnud, nii et palju õnne Irinale. Naiste arvestuse teine koht on tüüsikäsi, nii et Irina ootame ka siit koos Liis-Mariga ohutasuustamisele, mis eelduste kohaselt kell 13.35 toimuma saab. Ja tervitame meile tulijaid, siit numbrisärgi 623, kas tõesti juba teisest lainest tulijaid on meil siia jõudnud. Igatahes Karl Kasper Toomberg või on siis ümber registreerinud igatahes Tabasalu ujumisklubi mees jõudnud arvestuses neljandana ja tuleb ka kolmas naine. Merle Jeetson naiste arvestuse poodiumi kolmandal kohal. Tulemused on 32 minutit 53 sekundit, nii et palju õnne Merle ka sinule. Ning ootame ka sind täna siis ohutasuustamisele, mis siis ligi pooleteise tunni pärast algamas on. Head finišeerujad, teid ootab siis täna ka lõunasöök ja loomulikult täna on selline pesemist enam suusamaadusmajas ei toimu. Pesemiseks on mõeldud vaimse väliduši, mis on siis rannavõrkpalli väljakute taga spordihoone kõrval. Seda ka siis infona kõikide põhijooksu osalejatele, et pärast jooksu pesemise võimalus on siis välitingimustes, aga soe vesi on neile olemas. Loodetavasti ka täna, nii et saate seal välidušidega ennast loputada. Tuppa sisse, spordihoonesse sisse, pesema ära ei pääse. 13 finišeerujat meil finišisse ei jõudnud. Ja finišeeruvad ka etteruttavalt, et finišis Vasko originaali pudeleid on igale ühele meil siin üks pudel ette näotada, et kõik endale saaksid, nii et kes neil janu on rohkem kui ühe pudeli jagu, siis saate Paaduse suusamajas oma veepudelit täita, nii et vastasel juhul lihtsalt ka meil tänase päeva põhijooksul osalejad jäävad mineraala veest ilma, kui me siin liigselt välja neid jagame. Aga teeme aplausi, meil on neljas naine finišisse jõudnud, peale 536 Toimi Kuusk on siia jõudnud.
naisjuunioreid veel finišis ei ole. On välja selgitatud siin naiste absoluutarvestuse esikolmik. Liis-Marii Kaso võitjana, Irina Leonova-Borski teisel kohal ning Merle Jeets tänase päeva naiste kolmas. Finišis ka Teemo Treigel spordisemu treigilitel võistkonnast tulemusega 35.07. Ja nüüd näeme kõva lõpuehitust kolmekesi ja kas on esimesed naisi juuniorid siia tulemas. Igatahes 4 naist on finišis, aga ühtegi naisjuuniorit veel mitte. Korraliku lõpuehituse omavahel peavad maha. Vaatame, mis see tulemuste tabel meil näitab. Kaire Kivile naiste arvestuses 5. koht. Liisa-Lotta Laan võidab oma naisjuuniorite arvestuse ja seda 3-sekundilise eduga Eleonora Pritzmanni ees, nii et Liisa-Lotta Laan ja Eleonora Pritzmann siin heitlesid siis naisjuuniorite arvestuse võidu eest ning mopreehitus ning Liisa-Lotta Laan väljus sellest duellist siis täna esikohaga Eleonorale spordisema treigilite võistlejale täna siis naisjuuniorite arvestuse teine koht ning tervitame siin finišis ka Kristjan Sõivot. Nii et meil on naisi 8 naist 19 osalejad, nii et peaaegu pooled on meil siin naisosalejad, kes finišis jõudnud. Ja tuleb 20. osaleja samuti. Number 511, tervitame Andres Žanelit. Tubli, hästi tehtud ja Andres järel Martin Kaske, Kopper, Tiikidisilt mees on samuti siia jõudnud. Ning 545 number on Ida-Liisa Välli ning Ida-Liisa Välli oled võitnud 3. koha naisjuunioritest, nii et Ida-Liisa ootame ka siin täna autasustamisele kella 1:30 paiku, nii et suurepärane, meil on autasustatavad individuaalkohad nüüdseks välja selgitatud. Meist on absoluutarvestus esikolmik Kaspar Krauen, Kristjan Roosvald ja Sander Krauen. Meie juunioritest poodiumil Kaspar Krauen, teisena Sander Krauen ja 3. kohal Sander Treigel. Naisarvestuse võitja Liis-Marii Kaso, teine koht Irina Leonova-Borski ja 3. naine Merle Jeets. Ning naisjuunioride esikolmik täna. Liisa-Lotta Laan võidab, Eleonora Pritzmann on teisel kohal ja Ida-Liisa Välli tänane 3. Nii et palju õnne võitjatele. Finišis ka Roland Säveni, Lillin Lisette Matusson, tänase päeva naisjuuniorite 4. tulemus Lillin Lisettele, kes ka eile siin võistlemas käis eliidivõistlusel. Nii et 2 võistlust 2 päeva jooksul. Meie tervitame finišis järgnevalt ka võistlejaid 531 numbri all on meil siin Samuel Mikko ning Samueli järel ka Sven Karelson on siia jõudnud. Number 546, tervitame Tiina Vesterit, hästi tehtud. Ja Tiina järel Elisabeth Padar siia jõuab, nii et palju õnne ka Elisabethile ilusa võistluse eest. Karolin Tillo Tallinna Reaalkoolist on samuti täna osalema tulnud ning suurepärase võistlusega teinud. Kell aga jõuab varsti 12:08 on juba kell, mis tähendab seda, et 12:09 peagi vaid 11 minutit lauldab meil siis Baltmoodi põhijooksu esimesest stardist ning numbreid 71 kuni 145 me starti ootame, esimese starti. Meile näeme siin Koori Kulket, Martin Minin, Arne Haas, Tarmo Siimsaare ja paljud teised kuni võistleni Ricardo Mancanavarja, Argentiina mees on ka starti tulemas. The first off for Ricardo for you as well. We are 10 minutes away from your start, 12:20. And it's the start for Baltmood, the main race 7.4 kilometers. And the starting corridors will be open soon enough. Ja aplausi äärta tulemus lühijooksu finišis numbri all 520 Maili Pajuri
spordiklubist Võll Ranna. Nii et nüüdseks on meil 40 minutiga jõudnud siia 30 osalejat finišisse. Suurepärane esitus siin ka number 570 pool Erik Padarit. Järvikina Timper on samuti üle lõpujoone. Lisaks tubli osaleja Nika Mett jõuab ka siia. Joon siis Margus Padariga, nii et 34 tublit kanget lüüjooksu osalejat siin on. Triinu Simm on siis 35. finišeeruja. Palju õnne. Aga nüüd oleme 9 minuti kaugusel Baltfoodi põhijooksu esimesest stardist. Annab sulle 2 pedalit täiega praegu. Mul on loetud. Ja, olge head, kes tahab tulla nüüd stardikoridori, siis stardikoridor on avatud Baltfoodi põhijooksu esimesse starti. Osalejad numbritega 71 kuni 145 ja 5 minuti pärast alustame teiega ka soojenduse võimlemisega. Nii et olge head osalejad, stardikoridor on avatud. Tänase päeva esimeses põhijooksul osalejad 7,4 kilomeetrit, 31 takistust teid ees ootamas. Meie tervitan väga finišeerujaid Tanel Magusson, Utilitase võistkonna klubi esimeja ning spordisemu häledatest on finišis ka Marko Kustala. Lisaks Kirke Elisette Udo ja Ester Udo on siia jõudnud. Meil on 8 meesjuuniorid finišis, 12 meeste põhiklassi võistlejad, 8 naisjuuniorid ja 11 naiste põhiklassi võistlejad. Nii et naisi ja mehi on finišis pooleks, nii et läbisegi naised-mehed siit tulevad. Järgnevalt siis Egert Orgulas on samuti vägeva jooksu teinud ning 40. tulemus täna siin Egerti jaoks tõsi asjaks on. Põhijooksu osalejad, ärge siis naelikuid jalga pange, need on meil keelatud, et takistused säiliksid ning loomulikult ka kaasvõistlejate ootuste silmas pidades on takistusi, mis võib-olla rajad osutuvad liiga rasketeks, siis on võimalus ka lisaks tehnilisele variandile ka pikem ja võib-olla natuke kergem mudasem variant valida. Ning kui ei õnnestu, on ka alternatiivseid ülesandeid seal kohtunike poolt, mida te saate siis näiteks kätekõverdusi teha, et sellest takistuse juurest edasi pääseda järgnevate takistuste juurde. Ning keerulisematel takistustel loomulikult võite ka kaasvõistlejate abi paluda ning loomulikult ise ka abivalmid olla kaasvõistlejate suhtes, nii et rada saab olema võrdlemisi raske, pikk 7,5 kilomeetrit igatahes. Nii et soovime tempoga siin alguses võib-olla mitte üle pingutada. Individuaalarvestuses autasustamist põhijooksul täna ei ole, sest põhijooksu eliitjooks toimus juba eile ning saime seal Eesti meistrivõistluste medalid välja selgitatud, nii et põhijooksu, Baltfoodi põhijooksu osalejad, hakkame nüüd starti tulema. Kõik, kes on siin numbrisärkidega 71 kuni 145. Teie jaoks on stardikoridor avatud, stardini jääb aega 6 minutit ning varsti saame siin koos Venega ja natukene võimlemisharjutusi teha. Mulle igatahes väga sobisid need ettepainutused, kuidas meil on ala selle korralikult paika, nii et Lene, kui saab siin sooviharjutusi tellida, siis pane see ettepainutused ka. Kiidan heaks ning loomulikult need sirutused kõrvale ka, need külgmised lihased, need said ka korralikult venima, nii et head osalejad, teeme aplausi lühijooksjatele, nemad on oma katsumuse teinud ning teie jaoks on Baltfoodi põhiajal osalejad sõidavad need katsumused ees. Mina isiklikult tervitan nüüd Tiibat, kes on siin punase kindlalt kätte tõmmanud ning ka starti tulnud edu ning ära siis karda teda punast kindlastega kätt üles tõsta, kui ta suusani mudast kinni enam välja ei saa. Eile öö jooksul korduvalt seda juhtus, tuli seal 3 mehena mõnda naiste välja situtada, nii et igasuguseid lugusid pärast kuulsime, et olge
kõige seal mulas ette oodatud ja aidake siis kaaslasi. Mina aga annan mikrofoni üle Renele, kes siis võtab järgnevad minutid, et teie kehad ja teaded soojaks võimelda. Nii et pilgud lava suunas. Tere hommikust. Või no mis päev on? Sügav hommik või? Ja jätkuvalt ma vaatakasin ja aplausis endale. Endale ei kuule. Okei, läheb otsa hästi. Puusad, tuhar ja suur puusaring. Okei, näita. Kõrad, lagi, kukad, kõrad. Puusad, tuhar, puusaring. Näita veel. Sul on 2 kätt, mul on 1 käsi. Lagi, kukad, kõrad, puusad, tuhar ja puusaring. Tuleb küntida, palun. Tule ma näppi viit. Ja mõned välja astmed taha. Üldiselt rajal on nii, et pigem peab siin ette astuma, nii et palun astu ette ka. Ja jalgu ei tasu üksteise ette taha astuda, pigem astu sinna puusalaiuselt isegi laiemalt. Seda haarki kokku juurde koha peal. Seda käed ka juurde. Mõlemad käed kõrvalt üle. Kergelt ühe käega siin. Okei, näita põlved. Kergelt. Okei. Ja võta hool maha, tule vaikselt rikku sina nüüd. Vahur teeb ka kaasa. Vahur tuleb rikub sina nüüd. Kõik liiguvad koos vahuriga sina nüüd. Väga hea, kui sõnad lähevad sinna muru sisse. Väga hea, sa saad seda maad tunda täna kindlasti ka rajal ka. Okei, rulli vaikselt üles. Küljed pikaks. Orba siin lava peal praegu teletame seda. Nii, ma käisin korraks rajal. Tuntub tõnus, kõik see liiv nägi seal. Puusa reini seda. Ei, puusad, okei. Kand ette maha. Seda alla. Vahenduvad. Ei, te kannatus tuleb sääl reeda kasa käivata, jah? Uued puusaringid. Suured puusaringid. Teisipidi ka. Uuesti tuleb ripu all. Liigu siin. Liigu veel ja rulli üles. Küljas. Vahenduvad. Hei, üks ja teine. Me jätkame tükkidega. Tule istu alla, sul üles. Saab hüppega ka. Tule. Ei, see ei väsi, see ei soojaks. Võta põlvad, koha peal kergelt. Ja jälle siin üks, teine. Nonii, ja lähed jälle kavasse. Pargi kokku, käed, laksu. Ei kuula. Laksu. Jääme koha peal. Teine põld. Ja uju. Pane käed puusa. Vana peab. Pane teile medalid ka. Ujumist treenidega päris. Jõudsite neid nagu Ei kuule. 4, 3, 2, tule ripu all. Vahur ka. Tule rulli vaikselt üles. Ja haargi kokku. Hei, laksu. Siin on minut minna. Selle laksuga. Ei hea veelmas selge. Aga võim põlvad. Ja meil 4, 3, 2, 1. Haargi kokku. Jep. Ja kes vajab väikest pausi, teeb väike pausi, sest 30 sekundit on stardini. Aplaus Venele, suurepärane, heas vormis. Mul on hea meel, et nii tempokad võimelised on, sest et teades, mis teid rajal ees ootab, siis keha peab olema selleks valmis. Käsi püsti, kes siit stardist on esmakordselt mängilase jooksul. Käsi püsti. 3, 4, 5, 6 kätt, teeme aplausi esmakordsetele tulijatele. Ja
Need, kes on varem käinud, need teavad, et tuleb siin kaaslasi aidata, nii et aitame. Stardini on 5, 4, 3, 2, 1. Paneme minema! No nii, saime siin Rammsteiniga koos esimese laine stardi teele saata. Ja võtmuidig põhijooksud teise stardini jääb nüüd aega 8 minutit ja stardikoridor on avatud numbritele 146 kuni 220. Nii et head osalejad, kes tunnevad ära, et neil on selles vahemikus numbrisjärg seljas ja ajavõtud kiip ümber jala ilusti soki peal, mitte kuskil alla ära peidetud, siis olge head, astuge ligi. Stardikoridor on teie päralt ning varsti saate ka teie tempoga soojendusvõimlemise osaliseks. Sealt kõrvale hiilida ei tohi. See on kohustuslik kava siin. Tea oleks kenasti kõikideks nendeks keerulisteks takistusteks valmis. Meie loomulikult tervitame siin finišeerujaid lühirajalt. Lühirajalt seiklejad on siin juba pikalt tund aega lükanud peaaegu lühijooksu esimene startkell 11.30 oli, nii et 52 minutit on sellest siin mööda tiksunud, nii et neil on korralik trend tehtud ja peagi olete teie teise stardi osalejad, kes siis saavad rajale minna. Second start in the main race will start in about 7 minutes and we do have one participant from Latvia and one from Finland coming into this start. So just for your information, now it's time to come into the starting corridors. All the participants have been numbers from 146 to 220. Now it's your turn to enter the start area. Nii et ilmaga on siin hästi, kellele meeldib soe, suvine ilm, siis teie rõõmuks päikest on, kes kordab nüüd üle kuumenemist, siis minge käige seal välitušide juures läbi, kastke ennast märjaks, ega siin palavusega siin võib ka keha üle kuumeneda. Nende rannavõrkpalliväljakute taga on siis dušid, kus saate ka pärast oma jooksu pesemas käia. Täna on vaid välitušid pesemisvõimalusega, nii et kõik, kes te olete ka finišisse jõudnud lühirajalt, siis pesemisvõimalus on siis võrkpalliväljakutes taga. Ja siis loomulikult käige söömas, meil on loomulikult alati ka toitlustus olemas. Aga stardini jääb nüüd teise laine stardini jääb täpselt 5 minutit aega. Mene, ma arvan, et täpselt paras hetk tõmmata käima see osalejateskond, kes võib-olla ei tea, kui raske olla neid automus on. Ei, hirmutada ei tohi. Ole hea, Lene. See vasaka. Okei, vasaka. Ei kuula. Okei. Mis ringis? Käed on üles jääda, mis sina talle? Käed on üles jääda. Okei, tulen hakka läinud. Kukkad, õlad.
tuleb väga hästi. Järgmine naist on mahulada. Ja kõigid, okei, väljaasted taha. Läheb väljaasted taha. Teed, tegades tuleb rajal neid vaja. Astub kindla sammuga. Põlest hästi sinna maapinna lähedale, muidu lähe arvestuse väljast. Okei, võta hargi kokku kuulsa. Kergelt koha peal. Mida kahed juurde. Ei kuula. Laksub. Võta hoolu maha. Läbi, kukas, sõjad. Kuusad, tuhad. Kuusa ringi, ühe ringi veel. Läbi, kukad, ülad. Kuusad, tuhad, mitte naabri tuhad, enda tuhad. Okei, tiksu koha peal. Järgmine lugu on toora, veidi tuhu. Jee! Hästi läks praegu. Okei, kohe üle vool, natukene sama. 4, 3. Ja tuleb naamuri harjutus. Tuleb naamuri painutanud tehte. Et liigub seda all. Laseb seljas käes. Ja avaldab kokku. Okei, tuleb rõngi üles. Ja tee siin. Kuusad. Tõstab kõigile eest läbi. Seljas välja. Suured. Millest üle. Tõstad üle. Rannaringid. Küünad, liigased. Õlas. Tahad tehtega. Ja võtab hüljes. Vahel tuleb. Hüljed pikaks. Siia sobib. Tule rimpu ainult, liigub siin. Rahulikult. Liigub rimpu. Tule rull üles. Künkid. Sulutaks üles. Ahah. Nüüd hüppad õhku ka. Kiitlad täpselt hüppad seal raja peale ära. Et me raja peale läheb, kui sulus ikka läheb, et kiitlad vaja. Okei, jämmi koha peal. Mis ta teine on? Sama tegi hästi miksa. Küsi veel vaikselt kiri. Okei, võtame jälle koo maha. Tule usku ainult. Liigusi. Ja tule nüüd üles. Võtad küljes. Vahel tuleb. Kaaluta painuta. Viimane. Pane kaalud maha. Alt läbi. Kaalud ennast ette. Saab ringe taga otsal tuhar. Veidi sääb. Venitus. Ja tiksu koha peal. Üks ja teine. Põld. Haarki kokku. Käed kaasa. Laksuga. Jäämi koha peal. Tõmba põld. Üks. Teine. Tule veel. Võta haarki kokku. Käed kaasa. Ei kuule laksu. Ei kuule laksu. 3, 2, 1. Kõige ägedamad tantsuliigutused. Nüüd tuleb. Väga õiged sõnad. Naanime jooksu. Kes ei ole veel starti jõudnud, siin on start siis numbritele 146 kuni 220 tegemist on partuuri põhijooksu teise stardiga. Ja meil on stardini aega 1 minut ja 10 sekundit, nii et veel jõuate, kontrollige, et teie ajavõtukiibid oleks soki peal, kellel on sokid jalas, ärge peitke seda kiipi mitte kuhugile, mitte poolest, et minge nautige seda puda, seda mett, neid takistusi, aidake üksteist, küsige abi, kui on vaja, ärge häbenege ning vägevat emotsiooni teile soovides siis juba 9 kilomeetrit ja 4 kilomeetrit 31 takistust teid seal ees ootab, nii et korralik distants läbida ning loomulikult mehed, ärge kartke, kui teil võib omi vaja minna. Siin ei ole häbeneda midagi, naised on alati valmis teid aitama. Alati, ärge üldse kartke. Ning meie juba ootame neid finišisse, võtame neid sinna vastu ja naudime seda ilusat 2. augusti pühapäeva. No nii, stardini meil jääb 10 sekundit aega. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja pole minema!
Thunderstruck siis teise laine meil rajale lähetab, nii et tervitame siin, õnnitleme neid lühijooksjaid, kes on oma katsumuse läbinud. Tublid olete olnud, olge head, teie jätkisid oma ajavõtu tiimid, võistlusnumbrid siia finišialasse ja minge nautige, mis meile finišiala pakub. Esimese võimalused on siis spordihoone kõrval nende väli rannavõrkpalliväljakute taga. Käige seal pesemas ja tulge sööma. Au nõustamiseni on üks tund ja meil veel siin aega, aga stardikoridor on nüüd avatud kolmanda stardi Baltmoodi põhijooksu startijatele. Kõik numbrid 221 kuni 299. Olge head, lennake peale, valige endale parimad stardipositsioonid. Kes siin tahab väle alla, minge julgelt esimesse ritsa, keegi kätte ette ei pane. Eraldi aulasutamist meil täna siis Baltmoodi põhijooksul ei ole. Kõik hakkate iseennast ületama ning iseendaga siin heitlema. Takistusi on palju, takistused on kirjeldatud siin võistluskeskmises suurem rajakaardil ka ning võite siin veel jäädustada stardieelsed pildid meie fotoseina juures. Otsige üles ka oma nimi, teisel pool fotoseina on hooaja eelrõnajatest ka nimekiri, kuhu te saate kenasti oma markerstendi peal täise teha, et olete kenasti apriehituse vägilase jooksul lähteetapil olemas. Nii stardini meil on üks 7 minutit aega, nii et veel kord Baltmoodi põhijooksu kolmas start. Ootame starti numbreid 221 kuni 299. Pärast seda tuleb veel 4. ajavõtuga start ka. See on siis numbritele 700 ja rohkem. Ja siis tuleb veel eraldi Baltmoodi põhijooksu 5. start ajavõtutab osalejatele, kus siis on numbrid 300 ja ülesse poole. Nii et tööde kokku 5 erinevat starti Baltmoodi põhijooksul me siin anname ning loomulikult rõõm on, et selline takistuspross on saanud väga populaarseks ning eks see on ka ausalt seiklushunt koos kõikide vabatahtlikega, keda südamest täname ja kummardame teie ees ning meeskonna abilistega, kes on selle raja valmis ehitanud teie jaoks. Täname siin Ervo Helistet, Ilmar Veegekov, Robert Piiskop, Rasmus Maher, Kadri Hunter, Hendrik Orrov, Daniel Prahtov, Teep Tempo, Lisbeth Liiv, Toora Anton, Renne Lotta Põdra, Annikino, Monika Sasi, Elisa Satsi, Marina Linnemägi, Joosep Tammemäe, Joosep Tammemäe, Riga Lora, Hugo ja Hannes Rohke, Orre, väga-väga teie abi ja mõtteta. Seda väiklase jooksus ei toimuks kohe kindlasti. Nii et üleskutse nüüd kõikidele stardinumbritele 221 kuni 299. Teie kord on kohe võtta nüüd pilgud autasustamise poodiumi suunas, sest et 5 minutit on stardini ja Lene on valmis teid soojaks ja võimlema. Ole hea! Ootame selle pildi ära ja siis me saame veel hakata. Aga see midagi ei jääda. Koos võimaldab teile, mis ei. Võime ka. See laua peale. Okei, parem käsi üles. Parem käsi üles, vasakkäsi ka. Aplausus. Ei kuule, jälle ei kuule. Üldse ei kuule. Väga hea. Tulete küll. Pürgi peale ka, teedel raksida ka. Te välja asked taha ka. Astutama. Mõned sammud. Ja asked. Nii, teeme puusaringile ka. No need on teisest tantsustest. Väga head küljed. See on üks pool. Teine pool. Teeme ülaringid ka keestama. Tagant ette. Võta korraks, kui sa seda vardas ja tõsta üles. Ant üles. Väga hea.
ja tuleb ripu all. Võtab küünaliina sõidab kinni, saavad võtta lasta need käed möödust muru lippuma. Tuleb rull üles. Võtta kann maha, liigub puust taha. Tuleb kumela selja ette ja rulli vahel kohalt. Tunned kõrget sääru taga, riie taga õiglust. No nii, 4-3. 2-1. Ja nüüd on vaja kätte. Teisel jalal. Teisel jalal. Ta haarsi kokku. Läheb kaasa. Kõrvas üles plaksuma. Väga hästi. Nii koha peal. Ja teine. Üks ja teine. 3. Haarsi kokku. Meiega saab võime, mis mina võin eselda seda peale, aga teie kindlasti saab. Võta uuesti kükid. Ma teeks hüppega ka. Näita. No põrnad pigem on, tule veel, ma ei peaks hüppega näitama, ma näitan ühe ja seal veel järgmised. Tuleb hüppad. Okei, välja astud kõrvale. Vahetuvad. See on Loora järgmine peamist laul, jah? Too poeg. Go! Astu. Kõrvale. Võiks meie sisekõigega. Näni. 4-3. 2-1. Hästi. Uuesti kükid. Nüüd ei pea rohkem jooksma vaja. Nüüd istu kükki alla. Kõige pisematega tegime. 2 sammu edasi. Ja 2 sammu tagasi. Madal ased. Astu veel. Madal. Ja. Puhnik võib ka kaasa teha. Piinad tuleb kasuks. 4-3. 2-1. Arvi kokku hüppad. Läheb kaasa. Ja. Plaksuga. Jämme. Üks ja teine. Macarena liigi ka teeme või? Ei tee, aga finišis võib teha ju. Jah, olgu. Plaksud. Naabrina. Naabrina. Teisele poole ka. Hea. Soe. Edasi võid hüppata, jah? No väga soe, aplaus Männele, aitäh. Meil jääb aga selle 3. laine stardini täpselt 1 minut veel minna, nii et viimane minut keskenduda, fookusesse võtta kõik see katsumus. Kas siia starti, meil on iga stardis olnud esmakordseid mägilate jooksul osalejaid. Käsi püsti, kas meil siin ka on, kes on esimest korda mägilate jooksul? Oi, neid on palju! Suurepärane aplaus teile! Teie tõesti ei tea, mis teid veel ees ootab, aga ärge muretsege, tunni aja pärast on meil kõik kenasti teada ja loodetavasti kõik läbitud need tõkistused, mida näitatud 31 sootetekst, soote puno, aidake üksteist, pakkuge abikäsi, käituge viisakalt, te kõik olete ühiste eesmärkidega rajad, tunda head meelt eneseületustest ning saadame neid siis rajale. 3. start algab 10, 9, 8, 7, 6, 5 sekundit, 4, 3, 2, 1, läksime! Suurepärane, meil on 3 laine starti Baltmoodi põhijooksule juba andnud ning jäänud on veel 1 ajavõtuga start ja pärast seda veel 1 ajavõtuta start, nii et järgnevalt stardikoridor on avatud kõigile, kes te siin olete ja teil on ajavõtu kiibid ümber jala.
olge head, lennake peale. Stardikoridor on teie päralt numbrid 700 ja ülespoole ja ka kõik teised, kellel on ajavõtul kiip. Teie kord on nüüd starti tulla. See on viimane siis ajavõtuga osalejate start, mille järgselt on 10 minutit veel mööda ja saame rajale lähetada kõik need, kes ei soovi täna siin ajavõttu üldsegi mitte. Nii et teile saab olema ka siis eraldi stardi laine, kell on aga saanud 12:42. Nii et 8 minuti pärast viimane ajavõtuga start meil tuleb. Kõik, kes olete aga finišisse jõudnud, siis tuletan meelde, et pesemise võimalused on olemas ja need on siin rannavõrkpalli väljakute taga, spordihoone kõrval on välidušid ja seal saate, no ma loodan, et sooja veeväli ja igatahes küll soe vesi olemas, ennast üle nuputada ja loomulikult siis sinine ämblik telk on see tulistustelk, kus te saate söömas käia ning ärge unustage siis endast pilte ka fotoseina juures koos sõpradega pilte jäädustada ning kui olete sotsmeedias üles panemas hashtagige meid ka vägilase jook või siis hashtag seiklushult ning saame teie pilte oma kanalite kaudu jagada. Igal juhul 7 minutit jääb siis aega viimase ajavõtuga võistluse stardini ja samal ajal tuleb siit võistkondlikult ja grupiviisiliselt osalejad lühirajalt veel. Nii et vahvalt palju on meil siin ka lühiraja osalejaid olnud ning me tervitame ja õnnitleme kõiki neid ka siin finišis. Olete väga edukalt oma selle tänase katsumuse siin hakkama saanud ning saate nautida juba seda finišivelu ning vaatame siis lühiraja lõputulemusi ka. No siin on ikkagi palju neid finišisse jõudjaid. Läheb isegi pisut aega nende kõigi kokkulugemisega. Igal juhul hetkelt siis veel kord ootame starti neid põhidistantsi jooksjaid, kellel on ajavõtukiip ja kes on ajavõtuga võistlusesse osalema tulemas. Teie kord on stardikoridori tulla. Palun sisenege siia ning varsti saame ka teiega natukene võitlemist teha ja kõigile soojaks võimelda. Meil on 103 ajavõtuga lühidistantsi finišeerajat ning rohkem ajavõtut ka osalejaid, nii et tervitame neid kõiki ja tagastage siis kiivid ja võistluse numbrid. Käige pesemas, käige selleks mõeldud, käige söömas ja nautige seda finiši järgset melu. Viimases ajavõtuga stardis on võib-olla gramm vähem osalejaid, kuna see ongi viimastest regalastest ja sobivõrdud orguline osalejad meil siin on. Lene, vaatame, kas ma arvan, et need viimased ajavõtuga startijad on kõige motiveeritumad üldse. Kui mitte rajal, siis kindlasti sinuga koos soojendusvõimlemist kaasa tegema. On ju nii? Oleme valmis, mikrofon Lenele ja järgnevad 3-4 minutit on sinu päralt. Kes lähevad nüüd siis, jah, teil on seal ees mingil hetkel võib-olla see hetk, kus sa pead kuskil ootama. Liisa oodab taas, siis olete ka üldiselt teha. Siin on praegu ruumi ka. Kohe nendega ei alustanud ega ei soovi lõbu. Võta harki kokku hüppaks, võta kohe käed juurde ka. Ei tule taksu ja püstiseeriad näitavad kohe ette ka. Lähme hüppaks üks. Teine! Sa võid selle gitaariga kätte võtta. Ja, miks mitte? Hei! Ja nüüd näitama kõige ägedamaid taksuliigutusi. Okei, kuusa ringi täna. Kuusa
kaaslasele, väga hea. Okei, võta kühkid. Siin natukese reede korda saab ka sooja, just reie eesosa. Ja nüüd on Lauri harjutus selle lipu all, nii et liigus siin. See on see 30+ harjutus, jah? Okei, tule nüüd üles, jäämi koha peal, üks ja teine. Tõsta. Jõudan kaardi kokku, käed kaasa, lapsed on kuulda. Võtid on kaasa, kui meeldib. Jah, süüab. Okei, võta raskust, kanna jalale. Rahulikult siin. Jääd ühele poole hoia, pöörad ja vetrud puusast põrandesse. Muru suunad maasesse. Mul põrand läbi selle ette. Ja pööra teisele poole ja vetru kergelt siin. Ja tule ripud siin keskel all, astu varvasta, jalad tagasi puusa alla, tule runni üles. Kui näite seljatus, nagu sa alla tule üles, taha, õlad ette, õlad taha, õlad ette, tule runni. Okei. Oled põlad, kõik selline, mis teid oled. Hei! Üles ka! Koos plaksuga. Käed niisama üldse pea kohale ei ole, ainult plaksuga. Ja võta künkid. Ja võta hüppega künkid. Ja jäämi koha peal. Ja ma olen tavale jõudnud sinna maale. Tubli. 1 minut jääb sul nüüd rippuda. Ei te rajal saate teisipidi rippuda, ärge muretsege. Seal nii haardega ülesandeid saab olema. Kuna ärge muretsege üldse. Nii et viimane ajavõtu ka stardinaine, nii et teil on kiivid ümber jalgade. 30 sekundi pärast lähetame teid rajale. Edukat jooksu teil. 7,4 kilomeetrit 31 ehitatud ja ehitatud toetustad teid ootavad. Nautige, aidake, abistage ja tulge rõõmsalt tagasi. 10 sekundit on teil aega. Nii et kellel on spordikellad, pange need käima. 5, 4, 3, 2, 1, läksime! Oleme lähetanud rajale täna kõik need, kes soovivad siin ajavõtu teenust ka. Ja meil on rõõm, et meil on palju osalejaid, keda ei huvita see aeg üldsegi mitte. Tähtis on vaid emotsioon, puhas emotsioon ning eneseületus ning takistuste läbimine. Nüüd on stardiväravad teie jaoks avatud, olge head. Kõik, kes te olete siin numbrisärkidega jäänud, teie kord on tulla starti. 8 minuti pärast olete teiegi rajale lähetatud ja siis hakkame meie juba siin
kõige väledamaid vägilasi finišis vastu võtma ja teeme siin autasustamisi ka vaikselt. Kõigepealt anname siis särgid üle neile, kes on 20 vägilase jooksul siin aastate jooksul käinud. Meil on siin Andrei Rego, Ester Udo, Kaspar Trauen, Külli Sisask, Peeter Trauen ja Viivika Pelits, kelle on täitanud siin 20 osaluskorda ning pärast seda ajavõtuta starti teemegi selle autasustamise kõigepealt ja siis juba kell 13.35 tuleb lühijooksu parimate autasustamine, absoluutarvustamine 3 parimale mehele naisele ning naisjuniorite 3 parimale samuti ning kell 2 on käes juba aeg autasustada parimaid võistkondi orienteeruvalt, kui selleks ajaks on meil võistkondade paremusjärjestus juba teada. Aga seni on siis jäänud veel üks 70 osalejat on küll, kellel on täna plaanis minna ja oma ilusad valged sokid koriseks teha. Targad on pannud siin süsimustad tossud jalga ja need, kes ei ole selle peale võib-olla mõelnudki, alles tööd võib-olla ärkavad, et oi jah, need saavad ju mustaks. Nii on, aga ärge muretsege, Paala järve vesi loputab suurema osa mudast ära ja kui ta ei ole seda teinud, siis siin võrkpalliväljakute taga on väli dušil olemas, kus te saate parasti ennast kui oma riideid loputada, nii et ei ole midagi hullu, nii et võistlusnumber on vaja meil siin puhtaks saada, sellepärast et teie ei pea muretsema. No nii, Super Mario ja Luigi, olge teiega head, lennake peale. Teeme aplausi, Super Mario ja Luigi on tulemas ka täna vägilase jooksule, nii et saate neid aidata või saavad nemad teid aidata, meil on vägev, et meil on kostumeeritud ka, tullakse siia. Õiged ongi, sport ongi fun ja eriti selles võtmes, kus me aega ka ei võta, nii et siinkohal teie ülesanne on läbida seda ning saada üks korralik emotsioon ning kogemus elus juurde ning kui meeldib, siis loomulikult tulge jälle järgmisel aastal uued vägilase jooksud tulemas. Sellel aastal on see viimane, nii et peate siin maksimumi välja pigistama sellest rajast ja iseendast. Aga järgmine aasta võtate sõbrad kaasa ja miks mitte juba võistkondlikult ette võtta neid vägilasi erinevates Eesti paikades. Aga ma tean, et Venel on meil jäänud sinna sidrunisse natukene mahla, nii et pigistame selle ka mahlajalt välja ja kivist vee välja, nii et Vene, ole hea. Need osalejaskonnad on super motiveeritud, üks improviseeritud võimeldust kava teha, nii et me vaatame, kuidas see välja tuleb. Aga selle kavaga ma küll seda võimeldust ei ole. Jah? Olgu, käsi üles, teile ka ühest ja piisab, laksite iseendale. Aeg palju naabida. Kõige publik ka, see täna viimane start. Jah, mille kaasa. Hei! Muusikast, plaksuda ära juurde. Hei! Haati ohkus, plaksuga. Okei, võta külgi. Istu külgi. Ja sõnuta puudest. Istu külgi. Ja sul üles. Hästi! Väljasted. Astu ette rahulikult. Üks ja teine. Väljasted ette. Ilus. Astu tahaga. Üks hoiakse mõttes. Rajal sa ei pea arvata, et selge ees võitlema, kui juba läbi jaoks peab küll. See on nagu reik, on ju. See on nii tõmbama. Ja selge ees on küll okei, jääme koha peale. Üks ja teine. Seda tõstab läheb kõrgema. Millal läheb ühele ajasida? Kuidas ääreb? Kattu häresse! Tikka tula! Uuesti võlvad! Uuesti ääreb! Kattu häresse! Võtta, meil, kolm tapuud maha, rõõmusti, lõbus alla, ühel üles. Läheme bussi, lõbusaga alla, kumaraga üles, lõbusaga alla.
ikkagi ära. võtab üle koha peal, üks ja teine, võtab see ära. hästi, viige käed kõrvalt klassisse. rulli alla, ripusi. äkki joogas neist on tannesaale taas lahti, jah? kuulgu, üle rulli. kui ta klienti hästi ripus, tõmba käed eest lahti. saab esitada, kohe ta selle kätte. sirutab selle äärmiselt. Hingad sisse sirutad. Tõmbad kokku hinge välja. Kohe sirutasid üle. On kõik enam üldse. Teine pool. Jaa. Te olete ka see kamm, et arvate hästi enne keegi võib-olla kuskil on jäänud kuskil seisma, siis alternatiivini, mis oli see, jah? Siin on ruumi näite ette. Ega mina ei lähe seda tegema. Tasub proovida korraks, ma saan seda arvestust, et kõik need takistasid ära. Elus juhtub, võib juhtuda. Jah, 4, 3, 2, haarki kokku käed. Ma tahan nüüd kuulda seda kõige suuremat rahvusmeid siin. Täna siin, teie, hei, jammi. No suurepärane, isegi Super Mario sai viimaste harjutustel ennast käima. Selleks oli teie aplausi Lenele. Täna 11 suurendusvõimet ette näidatud, nii et augustikuu rekord on tehtud. Aga äge on see, et kui ajavõtuga käis meil siin jooksnud, siis esimene rida on osaledes tulvil, siis ajavõtud taavad niimoodi, et nagu mingisugune, ma ei tea, mis kõik hoiavad eemale sellest stardiballoonist, et 10 meetrit ja ma peaaegu juba esimesele sinna rajale ei lähe, midagi imelik. Ärge kartke, nüüd ongi teie aeg minna. Ma isegi ei tea, kas teile sekundeid lugema hakata, sest teil aega nagunii ei võeta. Nii et teeme aplausi, minge nautige ja tulge parimate emotsioonidega tagasi. Rada on avatud teie jaoks, lennake peale! Kõik osalejad on rajale lähetatud, aga head lügiraja osalejad, kes olete siin lõunatamas, väga õiges kohas olete. Järgnevalt minuti pärast teeme meie eriautasustamise ja see eriautasustamine on neile tublidele, kes on Mägilase jooksust vähemasti 20 jooksust osa võtnud ja me teeme selle autasustamise siinsamas fotoseina juures, sest meie publikum on just nimelt siin lõunat söömas. Ja tõepoolest, korral on siin ilusad punased Mägilase särgid, mis on siis mõeldud just nimelt neile, kes on juba 20 korral osalemas käinud. Oleme valmis, on ju? Esimene mees, kellele särgi välja anname, on 20 korda Mägilase jooksul osalenud Andri Rego. Ole Andri, tule siia fotoseina juurde. Ja oota, Andril on kaasad olemas, kes tuleb jäädustab pildi ka, loomulikult. Ja siis tule siia. Ja siis pärast, Andri, tule siia täitsa, tule siia keskele. Ja pärast on meil või hashtag seiklushunt ja Mägilase jooks. Ja siis saame meie ka selle kätte. Meie fotograafid on rajal asju jäädustavad, nii et me jääme ootama teiepoolselt üles lähetud sotsmeedia pilti, kus te olete ära tag'id meid. Aitüma! Saime ühe veel, siis on kindel märk. Ja nüüd aplaus Andri Regole. 20 Mägilast on kirjas, tehti järgi või makske kinni. Ma arvan, Andri on mõlemad rahul.
jätkame. 20 osaluskorda on ka täis. Ester Udav. Ester Udav, ole hea, kas oled siin? Ka sinule on punane särk üle anda, nii et ole hea, tule siia fotoseina juurde ning meie poolt aplaus ja Esterile ilus punane särk. 20-kordne osaleja. Meil on veel neid tublisi vägilasi, kellele see särk üles anda. Näiteks L-suurussärgi anname sellisele tublile mehele nagu Kaspar Krauen. Kaspar Krauen, kas sa oled siin kuulde raadiuses? Kui oled, tule jooksuga meie fotoseina juurde, sest et Kaspar, oled nüüdsest ametlikult 20-kordne vägilane ja tooral on sulle anda spetsiaalne särk, mida ei ole just paljudel, nii et aplaus Kasparile. Järgnevalt Noora haarab ühe S-suuruses särgi, ma arvan. Nii on. Ja kutsume siia 20-kordse vägilase Külli Sisas. Külli, ole hea, lenda ka siia. Me teame, et sul on väledad jalad. Nii et tule, oled ühte särki sul Kordenobis varasemalt ei olnud. Nüüd see on vägilase jooksu 20-kordse osaluse särk, nii et aplaus Küllile. Tema oli siis eile meil eliidijooksus rajal ning neid esikohti, mis ta vägilase jooksuna on võitnud, ma ei tea, 20-st 19 on võib-olla võiduga lõppenud. Nii et üks vägev vägilane on siis ilusa särgi talle saanud. Ja siis meil on veel üks särk 20-kordsele vägilasele. Ja selleks meheks on meil Petteri Krauen. Petteri, ole hea, oled sa siin? Petteri. Petteri on alati vabatahtlik, ta on rajalabis. Oi, Petteri on rajalabis. Ja ma tean, et Viivika Peets on ka veel rajal. Nii et Petterile ja Viivikale teeme eraldi särgi ülesandmise juba põhiautosustamise raames, kas siis kell 1:30, kus on lühiraja individuaalosalejate autosustamine, või siis kell 2, kui alustame põhiraja võistkondade autosustamisega. Aitüma, head osalejad, nautige lõunat, nautige seda ilusat päikeselist pühapäeva ning meie hakkame varsti juba vastu võtma siin põhidistantsi kiiremaid osalejaid. Põhirajast on hooaja punktist kõige mäledamalt läbi läinud Ivo Tammega. Eks ka sama, eks tutvus orienteeruva meil ja rotaimide mees ning Martin Miinin on siis teisena seal pool minutit Timost maas, nii et Timo 33 minutiga hooaja punkti jõudis ning varsti saame ka juba hakata põhiraja osalejaid siin tervitama. Üks oluline informatsioon kõigile teile, kes olete siin söömas. Need nõud on korduskasutatavad ja palun pange eraldi sinistesse kastidesse. Kõik, kes olete lõunasöögi ära söönud, need sööginõud on korduvkasutatavad.
ja palume need eraldi sinistesse postidesse panna. Aitäh teile koostöö eest, nii et ärge neid tavalisse prügikasti palun visake. Ja need, kes tahavad siin, janu on nii suur, et lisavett siis võistlejatele meil on üks mineraalveepudel ette nähtud ning seda saate siis täita plaaniveega sealsamas võrkpalli väljastuse taga. Välipesulas on teil võimalus või siis maandus ja suusamajas on ka riietus ruumis ja tualetis olemas, kus te saate oma veepudeleid täita, nii et saate lisavett sealt. Ja meil tuleb kõige paremad pulgijooksu osale, seesama mees punast ja kindlastega, keda siin stardis sai ergutatud. Ja Timo Tänud ja päeva kiiremana siin. Suurepärane aplaus. 33 minutiga ütles Timo vaheaja punkti ning 45 minutiga on siis tänase raja meil läbinud, nii et Timo Tammemäe osutus siis kõige mäledamaks mägilaseks, aga tundub, et siin oli korralik heitlus, sest ei tulnud see üks mitte lihtsalt. Simon siis on tulemuseks 48-39 ja Martin Miinin on siis napid Timo selja taga 28 sekundilise vahega ka siin, nii et suurepärane heitlus siin meeste vahel. Eraldi ohutoosustamist täna nendele meestel ei ole, sest tugevad nad on, aga järgmise korral tuleb eliidi võistlusesse osalema. Minna tänane võistlus on siis lihtsalt sõbralik heitlus ja kemplus siin omavaheline, et Timo Tammemäe, Martin ja Miinin tänase päeva kõige põledamad vägilased just nimelt põhidistantsilt. Suurepärane esitus ning vajavad olla 49 minuti. Ja kokku läks siis 275 osalejat meil maja võtsuga võistlusesse ja järgnevalt ootame siia Mopri ehituse meest Robert Fergusonist igatahes. Majavõtupunktis oli ta kolmas ja on ta siin. Võtame vastu Rogeri, Mopri ehituse oma mees siin, Mopri ehituse vägilase jooksu esimene. Ja Roderil siis 50-14 tänane tulemus, nii et 16 minutit vaidlus Timo Tillev, nii et suurepärane esitus ka Roderi poolt ja Mikkel Holm, Mopri-ehituse Tormo Siinsaare on ka varsti siiapoole teel, nii et saame ka neid siin peagi tervitada. No nii, meie näeme siit võistlejaid juba põhidistantsilt tulemas, ei ole see keegi meile mees kui Mopri ehituse avamees Tarmo Siinsaare. Rani Tarmo, punane vaip on lahti rullitud, sinu jaoks see hundirataste kumberpall või tule lihtsalt rõõmsalt üle lõpujoone
oled seda suutnud. võin öelda, et Tarmo Vapri-ehituse tiimi arvestuses oled sa teisel kohal. Nii et üks Vapri mees, Roger, on enne sind siin paari minutilise eduga, aga see ei ole oluline. Tähtis, et Vapri-ehituse mehed on ja naised sellest vägevast võistlusest ise osa võtmas. Nii et selle hooaja Vapri-ehituse vägivase jooksul viimane osa võistlus, aga meie 45 võistlusklassis oled sa alistamatuks täna jäänud, Tarmo, nii et suurepärane. Eraldi autasustamist me ei tee, kuna selle võistlusklassi eliit võistles eile, aga äramärkimist väärt ikkagi, et esimeses stardinute hulgas oled sa küll alistamatu. Ja näeme veel siin roobotest tullakse siia finiši poole, kas see on nüüd Mihkel või on see juba Filipp Jaan, kes sealt tagantpoolt Mihklit jälitamas oli varasemalt. Tundub, et number 82 ja Jaak Põljuste lõike triplets tiimist on 2 konkurendist siin viimase rajalõiguga mööda saanud ja tuleb siis viiendana üle lõpujoone. Suurepärane, Jaan, super võistlus sinu poolt ning saad tulla siin aja ala võtta finišis, käia pesemas hallidušis ja siis spordijoone kõrval võrkpalliväljakute taga. Ning sööjatele, lõunasöögisööjatele tuletab meelde, et sööginõud on taas kasutatavad ja palume neid siis sinistesse kastidesse jätta ning mitte prügi kasti visata. Aitäh teile koostöö eest. Ja nüüd üha rohkem ja rohkem osalejaid siia poole tulevad. Numbrid 96 ja 97 Alar-Küübi, Oliver Lõbu sõbralikult tulevad siit üle lõpujoone. Ning suurepärase esituse on alati siin hakkama saanud. Ja tulemas ka numbrisärk 115 Filipp Popov on ka siin 8. tugevust täna näidanud ning mees on endast kõik rajale jätnud ning rahul selle esitusega, mis täna õnnestus teha, nii et jätame kiibid siia, numbrisärgid ka ära ja saate siis pesemas käia spordijoone kõrval ja välipesula või selline mõeldud ja siis juba sööma. Energiavarud on need, mis vajavad ka siin taastamist. Ja Moldo CrossFit mees, Moldo Hälvin on siin esimene naine. Kohila Jumping ja Kristina Pärg Kohila Jumpingust on siia jõudnud. Suurepärane. Kohila Jumping on kohal ja Jarmo Kaare samuti Kohila Jumpingust on siia jõudnud, nii et Kristina, Valdo ning Jarmo. Nii et kolmekesi tullakse siin ajaga 55 minutit. Tervitame Priit Vislapu, LSF PT. Nii et orienteerumise klubi liikmega Priit Vislapuga 55 minuti, 59 sekundiga on temagi selle raja suutnud läbida. Jarko Jõesaar, Talvevärk osaühingust ja finišis ka number 119. kes on siis Sander Pikk, Kuber Training, Power Trio. Võistkondlikus arvestuses ka osalev Sander on oma tulemuse siin kirja saanud. Ja tervitame ka numbrit 79. Väga hea võistluse ajal teise poole teinud Karl Koort, Kuber Training, Power Triost samuti. Ja siin number 86, Anett Kurver, 39-ga. No see oli nüüd küll tore, eks ju. Siit oli ka väga hea, kui toetab, kes tiibib. Võist on hea tiibib. No see nüüd on küll. Kes see peseb? Ma saan enda aega. Palun finišialasse tagasi tulla Valdo CrossFit Peetrist. Valdo, ole hea, tule siia. Ajab teemi juurde. Ajavõtu pealik soovib midagi täpsustada.
finišeerujaid tuleb veel. Number 89 Andreas Idavain on punasel vaibal ja tema selja taga juba number 114. Ja vaatame 114, kes meil siin olla võiks. Punktist ei ole seda tulemust siin saanud. Käed üles, palun, härra. Ma siin kohe vaatama. Number 94 Irina Sapjanov on siin igatahes teise naisena. Ja 127 numbril Rando Roink ja 114. No võtta. Ja on siin paberi lapse võtma. Manuse Viikvart on see mees, nii et proovime sinu aja ka siin tagant järgi vaimse saada igatahes kiibiga. Esimesel katsel ei tulnudki aeg läbi, nii et hetkel siis mägilased vallatu kinni aegadega siin finišisse jõudnud neist kaks tublit tugevat naist ka. Kristina Pärn ja Irina Sapjanov, aga tuletab meelde, et täna siis individuaalarvestuses autastustamine vaid lühirajal ja autastustamiseni jääb üks 10 minutit aega. Nii et lühiraja parimad, olge vaid valmis. 10 minuti pärast teeme teilegi autasustamise ja põhidistantsil vaid kiivide arvestuses autasustamisest põhiraja eliidi võistlus toimus siis eile õhtul. Aga meie tervitame siin tulijaid. Raul Martin Maidvee on punasel vaibal. Super! Raul Martinile tulemus ka alla 1 tunni kirja läheb 59,5 minutit. Ma vaatasin ka, et sa kuidagi liiga. Osalesid ikka või? Palju üle. Ahah. Stardist möödunud ja meile tuleb täna siin 22. finišeeruja number 75 ja Arne Haas. Arne Haas on siis see kange mägilane, kes on täna raja suutnud läbida minut üle tunni. Lauri Palo Ringpitt klubist. Lauri Palo on samuti siin punase vaibagi läbinud ning tunni ja sisuliselt minutiga, 1 tunni 50 sekundiga on siis Lauri tänane 23. finišeeruja. Ja tervitame punasel vaival osalejate numbriga 110. Ja punane vaip tõi ka tema finišisse. Vist ei löö tulemust ette. Või kõige õnnestab siit kiibilt see tulemus saada, pigem mitte. Igatahes aja mõttes ajapunktis ka ei tulnud Marek Aardavälja. Marek Aardavälja on siis 24. finišeeruja. Ja numbrite 103 Lemmit Kaplinski. Lemmitid saame ka siin klubi KKK. Võtame siit Lemmite vastu ning temale siis tubli meeste 45 klassi esitus. Ja numbrid 708 ja 109 Ado Teem. Ja Roman Miksa on siis sõbrad, kes on vägilased, tänased mopeehituse lähtevägilased ja selle vägisüngiga 1 tunni, 1 minuti 43 sekundiga hakkama saanud. Nii et finišijärgsest infost nii palju, et võidustuse tõus on kordub kasutatavad, need oleme siis sinisesse kasti ja täna Mägi-Resula tuksi all käimise võimalus on siis õues sulgpalliväljakud või võrkpalliväljakud ja tagaspordihoone ääres üles seatud, nii et ärge maadluse majja minge. Meie tervitame aga numbrit 92 Rene Kars ja Kuppenite võistkonnast on ta siia jõudnud ning jääme ka numbrit 77
siiamaale jooksmas. Sander Muru on samuti oma parima täna suutnud teha. Ja kompentreenis pool trio. Võistkonna liige Sander Muru, tänane 28 finišeeruja. Tervitame punasel vaibal Vapra ehituse oma mees Kaarel Oberschneider. Vapra ehitus 21 triatloni klubi on siis klubiline kuuluvus, nii et kolmas Vapra ehituse mees finišis. Rõõm on, et ilusad pilte ka tehakse siin, on see siis finišikaare alla ja on see siis eraldi foto seina juures hashtagiga seiklusulti ja lätlase jooksu ka. Aga meie tervitame punasel vaibal võistlejate number 88 Eerik Överus. Suurepärane etteaste sinu poolt, oled tänane 30. lõpetaja põhidistantsilt, nii et ole hea, mine käib pesemas, käi söömas ning naudi seda 2. augusti päikselist pärast lõunast. Ja tuleb number 128. 428 numbri all Aivo Leibok on tulemuse kirja saanud. Ja nüüd juba number 136, selleks on Auto Pärn. Nii et ka autol Korea klubi mees üle tunni 5 minutiga siia jõudnud. Punasta vaipa läbis ka number 104 Siim Sööt ja ka tema tulemus kenasti kirjas. Ja täna siis numbreid 124. Herbert Hünnemit poolse sõpradega tulemas. Ja nüüd jõuab siia Priit Perna. Ja näeme ka numbreid 72. Kelleks on siis Olavi Raisar. Olavi Raisar 1 tunni ja 6 minutiga täpselt finišis. Ja number 140 ka siin Marko Kerna saab tulemuse kirja 37. aeg hetkeseisuga. Nimelt hetkel on siis vaid esimese laine starter meil siia finišisse jõudnud sinu parima teadmise juures. Tervitame finišis ka numbrit 116 numbri särk ning Taavi Karelson tunni 6 minuti ja 50 sekundiga. Ning punane võip Elevool, CrossFit Tartu, hästi Ele, suurepärane esindus sinu poolt. CrossFit Tartu on tunneb uhkust sellise klubi liikmele, kes hetkeseisuga parima naise 45 klassi tulemusena ei suudab välja teha. Autunnustamist täna selles võistlusklassis küll ei ole, aga ära märkimiste väärtuse tulemus sellegi poolest. Number 90 Oliver Kruusamägi on samuti siia jõudnud. Samal ajal olen mina võtnud nüüd jooksele ja ootan, kuidas meil autassustamine ennast tunneb ja kas me oleme varsti ka autasustamisel
autasustamiseks valmis. Igatahes lühiraja parimate autasustamine meil ajakavas siin lähenemas on, nii et varsti-varsti. Tubli! Lõpuni välja! Oota, vaibali lõpuni välja! Tagasi lõpuni! Jäägi siin nii! Lühiraja autastamine 5 minuti pärast, nii et 5 minuti pärast alustame siis lühiraja parimate mees- ja naisjuuniorite ning absoluutarvestuse poole parima autastamist, nii et head lühiraja osalejad, kes te nii välevad olite ja keda ma siin finišis ka ära märkisin, olge siis valmis autasustamisele tulema ja samal ajal on siin üks korralik lainesportlasi meil finišisse jõudnud ning saame oodata kohe, kes need kauged vägilased siin olid. Näeme siin, et me noore Marin Müts, Anna Kaasik, Martin Kreitsmann, Kristjan Kutser, Sergei Jakov, Rainer Põlkov, Karl Soosalu, Riia Moorast ja Oliver Kruusamägi on siis need, kes viimase minuti sees on finišeerinud. Meil on juba 50 finišeerujat juba põhidistantsil, nii et päris arvestatav osalejaskond. Ja loomulikult tuleb neid finišeerujaid siia rohkelt juurde. Mingite meelsamorgi Roosi, Melore, Marin Müts on samuti finišis. Ma mõtlen, see on ja tervitame siin finišis meie tulijaid. Maiken Poppe on vabalt läbi teinud selle päeva ning punased hoivod üle lõpule tulnud. Ja me liigume 45 numbri all õnnelikult finišis Ricardo Antanamorja Narvaja from Argentina. Congratulations, very well done. Ja Marin Müts on samuti oma tulemuse kirja saanud 56. finišiaega teema Marile kirja läheb. Ja tervitame nii numbri 716 ja